Ameerika müüs Hiinale maailma kõige võimsamaid tehisintellekti kiipe, saades kasumist osa. See ei ole vandenõu, vaid ametlik poliitika. Pärast aastaid kestnud lubadusi Hiina tehisintellekti tööstust halvata, muutis Washington oma meelt ja lubas Nvidia kiipide otsemüügi Pekingile. Ei mingit spionaaži ega küberrünnakuid, vaid lihtsalt lobist ja lepingule kuivav tint. Ühe sulejooksuga sattus 21. sajandi kõige strateegilisemalt tähtsam tehnoloogia taas Ameerika suurima rivaali kätte. Sest tehisintellekti külm sõda ei olnud kunagi tegelikult Hiina peatamisest, vaid sellest, kes saab tasu. Esimene peatükk – Pekingi pööre. 2025 aasta detsembris H200 tehingut kuulutanud pressiteade näib esmapilgul nagu tavaline kaubandusdokumentatsioon. Loe seda uuesti ja midagi hakkab tunduma teisiti. Sisuliselt üheleheküljelise märkme sees on peidus üks suuremaid poliitilisi kannapöördeid Ameerika tehnoloogia ajaloos. Selline pööre, mis tavaliselt võtaks kuid, et täielikult ellu viia. Seekord aga tuli see peaaegu eikusagilt. USA valitsus hakkab nüüd saama osa igast Nvidia H200 kiibist, mis üle Vaikse ookeani saadetakse. Iga dollari pealt veerand. H200 ei ole midagi sellist, mida leiaksid mänguarvutist. See on midagi muud. See on selline riistvara, mis on loodud üheks tööks, arenenud tehisintellekti süsteemide massiliseks treenimiseks. Sellest läbib nii palju toorandmeid, et see käitub vähem nagu kiip ja rohkem nagu väike intelligentsitehas. Kui panna kokku paar tuhat sellist, saad tööstusliku arvutiklastri, mis suudab eliittehisintellekti mudeleid treenida nädalatega, mitte aastatega. USA ekspordikontrolli kohaselt ei olnud selline süsteem kunagi mõeldud sattuma kohtadesse nagu Hiina. Vähemalt selline oli reegel, aga enne kui edasi läheme, kujuta seda ette. Sa oled iga päev internetis. Sa kontrollid oma e-posti, avad mõned rakendused, otsid infot, voogedastad videoid, võib-olla teed seda kõike isegi reisides ja sinu jaoks tundub see täiesti normaalne. Aga kulisside taga saavad sinu internetiteenuse pakkuja, reklaamijad, võrguadministraatorid ja mõnikord isegi valitsused koostada üllatavalt üksikasjaliku pildi sellest, mida sa internetis teed. Olgu selguse huvides öeldud, et ükski VPN ei kaitse sind kõige eest. Sa pead ikkagi internetis arukas olema. Ära kõpsa kahtlastele linkidele, ära jaga oma isiklikku teavet kahtlastele e-kirjadele vastates. Ja kindlasti ära usalda niinimetatud Nigeeria printsi. Kuid hea VPN on oluline privaatsuse kiht, sest privaatsus ei tohiks olla midagi, millele mõtled alles siis, kui midagi on juba valesti läinud. See peaks olema vaikimisi olemas. Ja just selleks ongi Proton VPN loodud. Proton VPN aitab hoida sinu veebisirvimise privaatsena, ükskõik kus sa ka ei viibiks. Oled sa siis kodus, reisil või lihtsalt üritad takistada oma veebitegevuse jälgimist? Nende logisid mittesalvestav poliitika on kinnitatud sõltumatute audiitorite poolt. Ja Protonit toetab sihtasutus, mis on pühendunud privaatsusele, läbipaistvusele ja kasutajate õigustele. Proton VPN on samuti täielikult avatud lähtekoodiga, mis tähendab, et selle kood on avalikult kontrollimiseks saadaval. Nii et selle asemel, et lihtsalt paluda sul neid usaldada, annab Proton inimestele võimaluse kontrollida, mida nad teevad. Ja privaatsus ei pea tähendama aeglast ühendust. Proton VPN pakub kiireid ühendusi koos VPN Accelerator Plus NetShieldiga, mis blokeerib pahatahtlikud reklaamid ja jälgijad enne, kui need sinu sirvimiskogemuse rikuvad. See annab sulle ka rohkem vabadust internetis. Saad ühenduda serverite kaudu üle kogu maailma, pääseda turvalisemalt ligi sisule reisides ning kasutada seda voogedastuseks, mängimiseks ja võrdõigusvõrgu faili jagamiseks, hoides samal ajal oma veebitegevuse privaatsemana. Seega, olenemata sellest, kas soovid takistada reklaamijatel enda jälgimist, hoida oma sirvimist internetiteenuse pakkuja eest primaatsena või lihtsalt võtta oma veebielu üle kontroll tagasi, muudab Proton VPN privaatsuse lihtsaks. Klõpsa lingil kirjelduses või mine aadressile protonvpn.com/theinfographicshow, et saada kuni 70% soodustust, kui registreerud Proton VPN-i 2-aastasele paketile. 2023 aastal tõmbas tööstuse ja julgeolekubüroo selge piiri. Memad otsustavad, milline tehnoloogia võib ületada milliseid piire. Mure oli lihtne. Hiina tehisintellekti laborid tegid edusamme tehisintellekti relvastusvõidujooksus ja Washington üritas seda meeleheitlikult pidurdada. Seetõttu hakkasid ametnikud piirama, kui palju arvutusvõimsust võib seaduslikult eksportida. Probleem? Parimad kiibid olid juba ammu neist piirangutest üle. Nii tegidki ettevõtted nagu Nvidia seda, mida ettevõtted ikka teevad. Nad kohanesid. Nad ehitasid madalama võimekusega versiooni, mis oli loodud reeglitest napilt mööda hiilima, hoides turu avatuna ilma seadust rikkumata. Kuid isegi see lahendus ei kestnud kaua. Puhta keelu asemel läks Washington üle paindlikumale lahendusele, 1-aastasele erandisüsteemile, kus iga juhtumit vaadatakse eraldi. Tegelikult otsustas valitsus iga juhtumi puhul ise, kellel Hiinas lubatakse neid arenenud kiipe osta. Ajakirjandus nimetas seda Hiina kiipide ülevaatuseks. See, kes kvalifitseerusid, on tegelik lugu, sest heakskiidu saanud ostjad polnud mingid tundmatud idufirmad ega madala riskiga ettevõtted. Nende hulgas olid Alibaba, ByteDance ja Tencent.
seal olid ka uurimisasutused, millel olid sidemed Hiina Rahvavabastusarmee ehk PLA-ga ning riigi toetatud pilveteenuse pakkujad, kes olid seotud Hiina kaitseinfrastruktuuriga. Need samad organisatsioonid, kellelt Ameerika poliitika oli 2 valitsuse jooksul püüdnud arvutusvõimsust ära võtta, said äkitselt sobivateks ostjateks. Kui riistvara lahkub, ei lähe reeglid ja regulatsioonid sellega kaasa. Arvutusvõimsus ei jää järelevalve alla. Andmekeskus ei kuuluta välja, mida ta treenib. Ameerika Ühendriigid teenisid nüüd tulu riistvara müügist, mida nad olid vaid mõned aastad varem avalikult nimetanud riiklikuks julgeolekuohuks. Kõige kõnekam on see, kuidas inimesed, kes algse blokaadi lõid, teada said, et see oli muutunud. Hiljem avaldatud andmete kohaselt said paljud neist sellest teada samamoodi nagu avalikkuski, uudisteagentuuride kaudu. Ka Peking ei jäänud käed rüpes istuma. Hiina regulaatorid käskisid riigiga seotud ettevõtetel eelistada Huawei kiipe Ameerika omadele, kuid Alibabast, ByteDance'ist ja Tencentist said H200 kiibid siiski kiiresti tellitud ning väidetavalt ulatusid tellimused sadadesse tuhandetesse ühikutesse. Kuidas sai sellest mõeldamatust sammust toimiv lahendus ilma ühegi kongressi hääletuseta? Jälgi lihtsalt rahavoogu. Teine peatükk, sidem. 2025 aasta augustis oli juba kujunemas kokkulepe Nvidia, AMD ja täitevvõimu vahel. Ekspordilubade eest nõustusid kiibitootjad saatma 15% oma Hiina kiibitulust tagasi USA valitsusele. See polnud maks ega tollimaks. See oli midagi tõeliselt uut Ameerika kaubandusajaloos. Vabatahtlik tulude jagamine, mis oli otse läbi räägitud erasektori ettevõtete ja täitevvõimu vahel, kõik seotud ekspordilubadega, ligipääs vastutasuks osale tulust. Nvidia jaoks on need numbrid jahmatavad. Ainuüksi H200 pealt saadav Hiina tulu ulatub 10 miljarditeni. 15% osa tulust koos teiste kohustustega moodustab $12 miljardit. See on samas suurusjärgus selliste riikide nagu Madagaskar või Bahama saared kogu aastase majandusega. Ja mitte miski sellest ei läinud läbi tavapärase poliitilise süsteemi. See lõi tegelikult pretsedendi. Ekspordikontrollid lakkasid olemast ranged reeglid ja hakkasid käituma nagu hinnatingimused. Midagi, mida sai kohandada, läbi rääkida ja tulude vastu vahetada. Detsembri kokkulepe viis selle veelgi kaugemale. Võimsamate kiipide puhul tõusis lisatasu väidetavad 25%-ni. Hinnamudel sai ilmselgeks. Maksad rohkem, saadad tundlikumat riistvara. Väikese kirjaga lisati 50% ülempiir. Hiinasse saadetavad kogused ei tohi ületada poolt sellest, mida müüakse USAs. Kogu kokkulepe on 1-aastase tähtajaga ja aegub detsembris 2026. Pärast seda leping kas renegotseeritakse või pikendatakse, kuid selleks ajaks on pretsedent juba loodud. Valitsusel, mis rahastab end osaliselt ettevõtte ekspordi kaudu, on rahaline huvi nende eksportide jätkumise vastu ja kui see juhtub, muutub ka motivatsioonisüsteem. Blokaadid lakkavad olemast heidutusmeetmed. Need hakkavad käituma nagu kontrollpunktid, mis koguvad tulu. See, mida avalikkusele esitleti kui nutikat poliitikat, näib lähemal vaatlusel pigem väljapressimiskeemina. Selle saavutamiseks vajas Nvidia enamat kui esitlusi ja ettevõtte avalike suhete meeskonda. Vaja oli inimesi, kes suudaksid reegleid muuta seestpoolt. Ja 2025 aastal leidis Nvidia need inimesed. 3. peatükk, väravavalvurid. Nvidia oli suure osa oma tegutsemisajast Washingtonis peaaegu tähelepanuta jäetud. 2024 aastal ulatusid Nvidia föderaalsed lobitöökulud umbes $640 000. Ettevõtte kohta, mille turuväärtus ületas 3 triljoni piiri, oli see summa tühine. Ravimifirmad, mis olid sellest 10 korda väiksemad, kulutasid tavaliselt 10 korda rohkem. 2025 aastal muutus midagi. Nvidia lobikulutused tõusid $4,95 miljonit, mis oli enam kui 600% tõus 1 aastaga. Peamine eesmärk polnud maksupoliitika ega konkurentsiõigus. See oli tööstuse ja julgeolekubüroo ning ekspordireeglid, mis otsustasid, millised Hiina aadressid võivad saada Ameerika ränikiipe. Oluline uus töötaja liitus Brownstein Hyatt Farber Schrecki juurde, Denveris asuvasse lobifirmasse, mis oli end järjekindlad Washingtoni koridoridesse sisse seadnud. Nad lõid spetsiaalse meeskonna Nvidia jaoks, mida juhtis Ed Royce. Royce ei ole kõrvaline tegelane. Ta veetis aastaid esindajate koja välisasjade komitee esimehena, mis on üks peamisi kohti, kust kujundatakse USA tehnoloogiapoliitikat ja suhtumist rivaalsetesse riikidesse, mis tähendab, et ta ei mõistnud ekspordikontrolle ainult teoorias. Ta mõistis, kuidas need tegelikult toimivad, kes kirjutab teksti enne, kui sellest saab poliitika, millised ametid juhivad otsuseid vaikselt ning kus asuvad tegelikult survepunktid. See on selline kogemus, mis muudab regulatsioonid millekski, millega saab töötada, mitte ainult millekski, mida loed. Kuid ettevõtted palkavad endisi ametnikke kogu aeg. Lobitöö arvud kasvavad igal aastal, nii et miks see peaks olema teistmoodi? Vastus peitub ajastuses. Brownsteini palkamine, lobitöö tõus ja poliitikamuutused ei toimunud mitme aasta jooksul. See oli vaid mõne kuu küsimus. Ekspordikategooriad, mis olid 2025 aasta mais suletud, muutusid augustiks ebaselgeks ja olid detsembriks sisuliselt avatud. On olemas versioon sellest loost, kus see on juhus, kuid enam ei tundu see nii, sest andmed näitavad midagi liiga sihipärast, et seda eirata.
Konkreetne surve konkreetsetele reeglitele, täpselt need hoovad, mis lõpuks liikuma hakkasid. Nad andsid midagi väärtuslikumat kui kohtumised. Kanda kinnitamise võimaluse neis ruumides, kus litsentsierandid otsustati. Kui Nvidia poliitikameeskond oli seal kanda kinnitanud, tegi masina järgmine osa suurem osa tööst juba ise ära. 4. peatükk. Ettevõtete lojaalsuse edetabel. Axiose andmetel eksisteerib lääne tiivas hindamissüsteem, mis jälgib Ameerika ettevõtteid. See hõlmab 553 ettevõtet ja kaubandusühendust, keda hinnatakse selle põhjal, kui palju nad pingutasid administratsiooni tähtsaima seaduseelnõu, ühe suure ilusa eelnõu toetamiseks. Ettevõtteid hinnatakse kui tugevaid, mõõdukaid või nõrku toetajaid. Arvesse võetakse sotsiaalmeediapostitusi, pressiteateid, reklaame, videopöördumisi ja osalemist Valge Maja üritustel. Kõrged ametnikud ütlesid ajakirjanikele, et dokument areneb, et hõlmata ka teisi prioriteete. Need, kes saavad kõrgeid hindeid, saavad töötajate sõnul niinimetatud kiirkorras menetlemise. Kõigest väljaspoolt nähtavast lähtudes on Nvidia hinne erakordne. Nende eraldiseisev $15 miljardi suurune siseriiklik investeerimislubadus vastas kõigile süsteemi jälgitavatele näitajatele. Ettevõte teatas andmekeskustest poliitiliselt olulistes osariikides, andis juhtidele administratsiooni üritustel rohkelt nähtavust ning sidus oma suured tarnepartnerlused Stargate'i laiendamisega. Ühendavad niidid jooksevad läbi personaliülema kabineti. Susie Wiles, kes juhtis 2024 aasta kampaaniat, enne selle rolli võtmist tuli Valgesse Majja pärast pikka karjääri poliitilise nõustamise ja lobitöö alal. See taust on mõjutanud seda, kuidas mõned süsteemi sees kirjeldavad praegust ülesehitust. Lääne tiivas on vanemametnikud hästi kursis sellega, kuidas ettevõtete ja poliitika huvid liiguvad läbi föderaalse otsustusprotsessi. Nvidia jaoks ei tulene eelis ühest ainsast heakskiidust või otsusest. See kujuneb taustal selle kaudu, kuidas taotlusi kategoriseeritakse juba enne nende läbivaatamist. Aja jooksul määrab see klassifikatsioon, kui sujuvalt liiguvad taotlused süsteemis edasi. Konkurent, kes tuleb litsentsi taotlema tugevama tehnilise põhjendusega, kuid nõrgema hindekaardiga, ei kaota sellepärast, et tema argument oleks vale. Nad kaotavad, sest hindekaart on järjekorra eelnevalt sorteerinud. Protsessiga tuttavad inimesed kirjeldavad seda lihtsalt. Selleks ajaks, kui sa otsust arutad, on otsus sageli juba paika pandud. 5. peatükk, roheline kanal. Nvidia mitte ainult ei juhi tehisintellekti kiipide turgu, vaid valitseb seda. Ärisektoris, kus kasutatakse arenenud tehisintellekti süsteemide treenimiseks ja käitamiseks, kontrollib Nvidia umbes 94% turust. AMD käes on 5% ja Intel võtab suurema osa ülejäänust. Nii et kui ekspordilubade kinnitamine muutub juhtumipõhiseks otsuseks, siis süsteem ei vali tegelikult võrdsete võimaluste vahel. Ja see on oluline. Sest tänapäevane tehisintellekt ei seisne ainult riistvaras, vaid selles, mis selle riistvara peal töötab. Kliendid eelistavad valdavalt Nvidia kiipe. Selle ümber on Hiina laborid oma tarkvaralahendused üles ehitanud. Selle vahetamine ei ole lihtsalt sama, mis kaubamärki vahetada. See on pigem kogu oma infrastruktuuri ümberehitamine samal ajal, kui süsteem töötab. Nii et kuigi paberil on mitu tarnijat olemas, koondub nõudlus tegelikkuses ühe peale. Nvidial ei olnud vaja selget poliitikat, mis annaks neile eelistatud kohtamise. Nvidia turu ülekaal koos sellega, kui sügavalt nende tarkvara on tööstusesse juurdunud, tähendas, et iga arenenud kiipide eksporditee kulgeb peaaegu automaatselt nende kaudu. Nii et kui kasutusele võeti tulude jagamise süsteem, polnud vaja võitjaid otseselt välja valida. See järgnes lihtsalt teele, mille turg oli juba loonud. Paberil näis see kokkulepe neutraalne, milles võiks teoreetiliselt osaleda iga tarnija. Tegelikult oli ainult üks tõsiselt võetav valik ja kõik teised jäid kõrvale, vaadates, kuidas tingimused paika pandi. AHL mõju muudab selle struktuuri ise võimenduvaks. Iga tarnitud kiip viib Nvidia tooted veelgi sügavamale Hiina andmekeskustesse ja toob tulu. Protsent sellest jõuab USA riigikassasse, mis tugevdab poliitilist argumenti tarnete jätkamiseks. Kuid ametlikult põhineb reeglistik endiselt seadusesse kirjutatud tehnilistel näitajatel. Kuidas siis täpselt saad seaduslikult tarnida kiipi, mis 2023 aastal kehtestatud selgete piirangute järgi peaks olema keelatud? 6. peatükk, lüngavabrik. Siin muutub süsteem nutikaks ja tehnilised üksikasjad hakkavad rolli mängima. Tööstuse ja julgeolekubüroos ei muutu reeglid ainult ametlike poliitikamuudatuste kaudu. Need arenevad ka tehniliste küsimuste ja suuniste kaudu. Need on dokumendid, mis on kirjutatud selleks, et selgitada, kuidas olemasolevaid reegleid praktikas rakendatakse. Pole ärakuulamisi, pole hääletusi, ainult täpsustused, mis kujundavad reeglite toimimist. See on koht, kus poliitikat kohandatakse reaalajas, ilma et see üldse välja näeks, nagu oleks midagi muudetud, ja aja jooksul kipuvad need kohandused liikuma ühes suunas. Kui toimuvad kõrgetasemelised kohtumised Nvidia ja USA ametnike vahel, täpsustatakse uute juhistega pidevalt, mis on ekspordipiirangute raames lubatud. Iga uuendus eraldi tundub väike, kuid kokku ei tõlgenda need lihtsalt reegleid, vaid nihutavad piiri just nii palju, et kiibid saaksid edasi liikuda.
Ükski neist asjadest ei ole tehniliselt ebaseaduslik. Enamik sellest on süsteem, mis töötab nii, nagu ette nähtud. USA kaubandusministeeriumil on õigus oma ekspordireegleid tõlgendada. See tõlgendamine toimub pidevalt tehniliste uuenduste ja juhiste kaudu. Probleem on selles, milline näeb välja kümnete väikeste täpsustuste koondmõju, kui sa astud sammu tagasi. Kui need kokku panna, hakkavad need tegelikult muutma reeglite tegelikku sisu. Fikseeritud piir muutub läbiräägitavaks läveks. Tehnilised spetsifikatsioonid, mis pidid olema objektiivsed piirangud, hakkavad peegeldama just selle tööstusharu sisendit, mida nad reguleerivad. Kui ettevõte saab mõjutada, kuidas tema enda eksporti reguleerivaid reegleid tõlgendatakse, siis teda ei reguleerita enam lihtsalt. Ta aitab kujundada reeglistikku, mille sees ta tegutseb. Nvidia H200 kiibi mälu on rohkem kui lihtsalt mäluspetsifikatsioon. Tipptasemel mudelite treenimisel on see vahe süsteemi vahel, mis suudab hoida tippklassi keelemudelit aktiivses kontekstis ja selle vahel, mis ei suuda. See on ka piir vestlusroboti ja kübersõjamasina vahel. Projekteerides kiipe otse reeglite piirini, kirjutab Nvidia nüüd reaalajas Ameerika ekspordipoliitika toimivat versiooni. 7. peatükk, Varivälisministeerium. Jensen Huangi 2025 aastakalender meenutab paralleeldiplomaatia uurimust. Nvidia tegevjuht Jensen Huang pidas kõrgetasemelisi rahvusvahelisi kohtumisi Taiwanis, Jaapanis, Araabia Ühendemiraatides, Saudi Araabias ja Ühendkuningriigis. Igas peatuses teatas ta arvutusvõimsuse kohustustest ja arendustehingutest sellises ulatuses, mida oleks ajalooliselt korraldanud kaubandusesindajad või ministrid. Mitmel juhul seadsid tegevjuhi poolt välja kuulutatud kokkulepped päevakorra järgnenud riikidevahelistele vestlustele, mitte vastupidi. Lahe piirkonna arvutusvõimsuse tehingud on võib-olla kõige selgem näide. Saudi Araabia teade suveräänse tehisintellekti algatuse kohta, mille aluseks on Nvidia riistvara, määras tingimused sellele järgnenud Ameerika välispoliitika kohtumistele kuningriigiga. Nvidia kujundas poliitika ja USA välisministeerium kohandas end sellele. Sama muster kordus Abu Dhabis. G42 partnerlused ja seotud kiibitorned tulid enne, mitte pärast ametliku USA reeglistiku kehtestamist tehisintellekti koostööks Araabia Ühendemiraatidega. See ei ole viis, kuidas välispoliitika peaks toimima. Välisministeerium eksisteerib selleks, et koordineerida, kuidas Ameerika Ühendriigid läheneb strateegilisele tehnoloogiale ja selle ülekandmisele välismaale. Aga nüüd võib ettevõte kõigepealt välja kuulutada ärilised kohustused ja valitsus peab sellele hiljem reageerima. Nad peavad oma poliitikat kohandama vastavalt sellele, mis juba käimas on. Ja selle tulemusena tekib ebatavaline suveräänsuse vorm. Nvidia ei ole riik traditsioonilises mõttes. Tal ei ole armeed ega riigikassad, kuid ta asub kohas, kus tehisintellekti võimekus tegelikult määratakse läbi kiipide, mis määravad, mida süsteemid suudavad ja mida mitte. Ja tal on piisavalt poliitilist ligipääsu, et tagada, et tema ärilised valikud ei tegutseks lihtsalt poliitika sees, vaid kujundaksid seda aktiivselt. See on teistsugune suhe kui pelgalt reguleerimine. See hakkab vähem meenutama ettevõtet, mis tegutseb reeglite järgi ja rohkem ettevõtet, mis tegutseb koos nende reeglite kujundamisega. Mitte riiki asendades, vaid olulistes valdkondades tingimusi seades, millele riik siis reageerib. 8. peatükk, arvete õiendamine. Esimesed H200 uue eriloa alusel hakkavad jõudma Hiina andmekeskustesse ning teatatud tellimused ulatuvad juba sadadesse tuhandetesse ühikutesse. Seejärel järgnevad treeningkäivitused. Välja tulevad mudelid leiavad rakendust kogu spektris, alates ärilistest vestlusrobotitest kuni sõjaliste sihtimissüsteemideni. Kui arvutusvõimsus on kohale toimetatud, saab sellest täpselt see, mida operaator soovib sellega teha. Raske on seda tagasi pöörata, sest see pole enam ainult poliitika, vaid ka sissetulek. Kui tulu hakkab föderaalsesse planeerimisse laekuma, ei ole see enam lihtne sisse-välja lüliti. Föderaalsed eelarveprognoosid arvestavad sellega. Siseriiklikud arendusprogrammid, mida osaliselt sellest rahastatakse, omavad huvigruppe, kes hakkavad seda kaitsma. USA valitsuse bürokraatlik masinavärk on sisuliselt võtnud rahalise huvi jätkuvate eksporditehingute vastu selle sama riistvara osas, mida ta kunagi nimetas kontrollitavaks kaubaks. Selle kokkuleppe tühistamine nõuaks mitte ainult poliitilist otsust, vaid ka juba ametkondade planeerimisse arvestatud tulude eemaldamist. Kui Nvidia tõstab oma tuluprognoose, kasvab koos nendega ka valitsuse prognoositav osa. See ainult tugevdab poliitilist argumenti erandi laiendamiseks. Välispoliitika erastamine lakkab olemast metafoor ja muutub bilansi suhteks. Kui ettevõte on kord näidanud, et riikliku julgeolekupoliitika erandeid saab osta kindla hinnaga, muutub see pretsedent püsivaks. Siin kujuneb välja midagi, mis meenutab vähem ühekordset tehingut ja rohkem mustrit, kuidas muuta regulatiivne surve läbiräägitavaks tulude jagamiseks. Ja teised tööstusharud jälgivad seda juba tähelepanelikult. Farmaatsia, satelliidid, tipptasemel biotehnoloogia. Valdkonnad, kus sama toode võib olla nii kaubanduslik kui ka strateegiline. Aastaid oli reegel lihtne. Mõned tehnoloogiad jäävad avatud turgudest eemale. See reegel pole ümber kirjutatud, seda lihtsalt enam ei jõustata samal viisil. Nvidia on tehisintellekti võidujooksus vaid üks osaleja ning keegi ei taha olla see, kes tempot aeglustab.
aga relvastumisvõidujooks töötab ainult siis, kui see on jätkusuutlik. Praegu hakkab kulutamine meenutama pigem süsteemi sees kasvavat pinget kui kasvu. Ja kui see murdub, tunnevad seda kõik. Et teada saada, mis edasi saab, vaata videot 115 miljardi dollari kulutustempo juures lõhkes AI mull just praegu. Või vaata hoopis seda videot.